Tartu linn on igatahes 18. hansapäevadeks valmis ja võib öelda, et need on päris traditsioonilised hansapäevad. Mitte igal Euroopa linnal ei ole oma iga-aastaseid hansapäevi, aga meie Tartus oleme seda harjunud tegema juba mitu aastat, nagu öeldud, ja sel aastal me üritame veel eriti inimesi keskaega või vanadesse aegadesse viia, et me saaksime neid näiteks vanadesse lõhnadesse, kuna on lõhnavad hansapäevad, siis vanadesse lõhnadesse viia, et kes on sellest huvitatud, peaks tingimata tulema keskaeda Jaani tänava otsas, Jaani kirikust mitte kaugel, et seal on omaaegseid toite, lõhnu, loomi, keda aga huvitab muusika, see peaks käima Toome laval, kus on päeval kontsertprogramm ja õhtul kino, aga võib ka käia kindlasti Antoniuse õues, kus on päev otsa rahvamuusikat, rahvatantsu, samamoodi Jaani platsil, Jaani kiriku taga Rüütli tänaval. Aga keda huvitavad õpitoad ja õppimine ja nuusutama õppimine näiteks võivad minna Toomele, kus on teaduslinn, kus on lastelinn, kus on kunstilinn. Nii et hansapäevad 2013 on valmis selleks, et külastajate hulki oma linnas vastu võtta.